Venelased tulevad. Ainult seekord ei tule nad Ukraina järele. Nad tulevad Putini järele. Ühes plahvatuslikus sotsiaalmeedias avaldatud tiraadis paljastas üks Vene sõjaveteran Putini armee tõelise olemuse. On esitatud süüdistusi väärkohtlemises. Kõlab üleskutse mässule. Vene sõdurid ähvardavad nüüd aktiivselt Putini võimu, kuna Wagner 2.0 paistab silmapiiril. Kreml on reageerinud kiiresti. Kuid Putini kalkjulmus on just paljastatud, mis annab tema võimule järjekordse hoobi ning suurimaks ohuks Venemaale näib üha enam olevat Venemaa ise. Oma plahvatuslikus tiraadis kirjeldas endine Vene armee luureüksuse komandör Aleksandr Lunin täpselt, milline elu Putini sõjaväes tegelikult välja näeb. Kunagi kuulus ta Sudža platoo vabatahtlike pataljoni. Lunini paljastused olid suunatud otse Putini, tema sõjaväe ja Kremli juhtkonna pihta, väites, et Vene sõdureid piinatakse ja väärkoheldakse nende ülemate poolt ning et antud käsud on tihti rumalad, enesetapelikud ja näivad olevat loodud vaid selleks, et saata rohkem liha lihaveskisse. Lunin kutsus üles otsesele kohtumisele Putiniga, kus ta paljastaks tõelise tõe, mida ükski ametnik talle ei räägi. Tavaliselt pühiks Venemaa sellised asjad vaiba alla. Mis see üks rahulolematu sõdur ikka on, kui armees on miljoneid? Aga Lunin ei piirdunud ainult Vene sõjaväe ja selle kuritarvituste paljastamisega. Lunin ütles, et kui tema kohtumine Putiniga ei toimu, seisab Venemaa juht silmitsi võimaliku täieliku läbikukkumisega oma Ukraina sissetungis. Lunin hoiatas, et mäss on tulemas ja ainus viis seda peatada on panna Putin mõistma, kuidas tema komandörid oma sõdureid kohtlevad. Kui ma ei jõua lähitulevikus Kremlisse ega ilmu koos teiega otse-eetris, pöörab armee oma relvad Kremli vastu, kuulutas Lunin. Näidete keskel, et oli kohtunud Venemaa kaitseministeeriumi kõrgete ametnike ning ka Venemaa julgeolekuteenistuste liikmetega. Tähendus näib olevat selge. Lunin hoiatab Putinit, et tal on käes ülestõus ja sellel võib olla toetus ka Venemaa presidendirežiimi kõrgemate tasandite liikmete seas. See ei ole bluff, hoiatas Lunin oma sõnumi lõpetuseks. Seda sõnumit ei saa lihtsalt tähelepanuta jätta. Ja kui Kreml veel lootis seda kõike varjata, purunesid need lootused 24 tunni jooksul pärast Lunini sõnumi avalikustamist. Just nii kaua kulus aega, et endise sõduri hoiatus koguks sotsiaalmeedias hämmastavad 12 miljonit vaatamist. Putin ei saa seda enam eirata. Hoiatus on avalik ja paljud venelased on seda juba näinud. Siiski on selle video viraalseks muutumise järelmõjud olnud kummalised. Ühelt poolt näib, et Lunin on püüdnud osa oma kommentaaridest tagasi võtta. Pärast seda, kui tema sõnum nii palju tähelepanu sai, väitis ta, et ta ei püüdnud aktiivselt korraldada ega üles kutsuda riigipöördele, vaid lootis hoopis edastada teavet nende tegelike tingimuste kohta, mida Vene sõdurid oma armees taluma peavad. Ta kordas ka oma väiteid, et Kaitseministeeriumi ja julgeolekuteenistuse ametnikud olid teda julgustanud neid teemasid avalikult tõstatama. Tema väite kohta pole tõendeid esitatud, teatab Raadio Vaba Euroopa Raadio Vabadus, kuid see pole sugugi üllatav. Ükski kõrge ametnik kummaski neist organisatsioonidest ei hakka end paljastama, toetades sõnumit, mis purustab illusiooni, milles Putin nii rõõmsalt elab. Lunini hilisemad kommentaarid viitasid samuti sellele, et iga mäss tuleks vaikselt ja keegi ei tuleks teda hoiatama. Ja lisaks kõigele sellele loobus Lunin kiiresti oma nõudest kohtuda Putiniga otse-eetris, väites hoopis, et ta tahab Venemaa liidrile teada anda kuritarvitustest ja altkäemaksust, mis tema enda sõjaväes aset leiavad. Peaaegu kohene vastuolu. Võib-olla hakkas Lunin, kes varem kandis nime Aleksandr Postolov, hirmu tundma. Kuid kõigi nende vastuolude keskel tegi Lunin midagi, mis pani tunduma, et ta on oma väidetes peatsest mässust väga tõsine. Ta tegutses aktiivselt, et oma väiteid tõestada päevadel pärast sõnumi saatmist. United 24 meedia teatel hakkas ta koguma tunnistusi teistelt Vene sõjaväelastelt nende kogetud väärkohtlemise kohta, väites taas, et kavatseb kõik need tõendid Putinile edastada. Lunin ütles, et selliseid tunnistusi on tuhandeid ja paljudel neist on väärkohtlemise kohta ka videokinnitused. Ühtegi neist ei jagatud sotsiaalmeedias. Tundub, et Lunin soovis kõik selle jätta oma otseseks kohtumiseks Putiniga. See on ka kummaline. On mässuähvardusi ja väiteid, et kõrged ametnikud õhutasid teda oma sõnumit edastama. Lunin väitis isegi, et tal on toetus Voroneži oblasti võimude esindajalt, kuigi ta oskas nimetada inimest, kellega ta rääkis, ainult nimega Deniss. Ning väitis, et too oli Voroneži sisepoliitika asekuberner. Seda ametikohta hoiab tegelikult Dmitri Maslov, paljastab Against the Vote News. Samuti näib, et Lunin on kas ametnike poolt eksiteele juhitud, kes kasutavad teda selleks, et paljastada tegelikke probleeme Vene armees,
Või on ta murdunud ja teda ei huvita enam, mis temaga juhtub, peaasi, et keegi kuulaks. Igal juhul on mässuga ähvardatud. Putin peab sellele tähelepanu pöörama. Kõige rohkem kardab Venemaa juht kogu selle juures võimalust, et võib korduda Wagneri mäss. Lunini sõnum tuleb umbes 3 aastat pärast riigipöörde katset, mis oleks peaaegu Kremlit põhjani raputanud. 24. juunil 2023 seisis Putin silmitsi kõige otsesema väljakutsega oma võimule kogu veerandsajandi jooksul Venemaad valitsedes. Selle väljakutse katalüsaatoriks oli Jevgeni Prigožin, kes oli kurikuulsa Wagneri palgasõdurite grupi asutaja. Kuigi Wagneri grupp ei kuulunud ametlikult Venemaa sõjaväe koosseisu, näis see olevat Putini poolel sissetungi esimesel aastal. Või nii, kuni see enam nii ei olnud. 2023 aasta suvel võttis Wagneri grupp üle Rostovi linna Dooni ääres, mida Venemaa oli veidi vähem kui 1,5 aastat varem kasutanud ühe oma sõja peamise tugipunktina. Prigožin korraldas selle, mida ta nimetas õigluse marsiks, kui Wagneri võitlejad alustasid marssi Rostovist Dooni ääres Moskva suunas. See polnud rahumeelne marss. Rahvusvaheline kriisirühm teatab, et Wagneri grupp tulistas alla mitu Vene kopterit ja hävituslennuki, mistõttu Putin nimetas kogu juhtunut reetmiseks. Mäss lõppes päev pärast selle algust. Prigožini sõdurid olid Moskvast vaid 200 kilomeetri kaugusel, kui Wagneri juht teatas, et nad suunduvad Valgevenesse, et pidada läbirääkimisi selle riigi presidendi Aleksandr Lukašenkaga. Sõlmiti kokkulepe ja riigipööre lõppes vaikselt ja jõuetult, kui Venemaa pani Wagneri taas tööle Ukrainas ja mujal. Mis puudutab Prigožinit, siis tema ei kestnud enam kaua. Endist Wagneri juhti ei vangistatud. Selle asemel hukkus Prigožin 2 kuud pärast oma marssi lennuõnnetuses koos mitme oma palgasõdurite rühma kõrgema liikmega. Ajastus näis olevat midagi enamat kui lihtsalt juhuslik ning kuulujutud püsivad tänaseni, et Kreml korraldas mõrva, et lõpetada riigipöörde katse lõplikult. Nüüd Lunini viiruslik sõnum ei küündi küll tuhandete meestega täiemahulise marssini, kuid Wagneri mässu ja Lunini sõnumi vahel on siiski sarnasusi. Lunini puhul on väidetavalt tuhanded inimesed avaldanud tõendeid väärkohtlemise kohta, mida Lunin väidab Venemaa sõjaväes laialdaselt esinevat. On väiteid, et relvad suunatakse Kremlile ning selge üleskutse relvastuda, mis võib ohjeldamata jätmise korral vallandada Wagner 2.0. Ja taas näeme rahulolematut võitlejat, kes on kogenud Venemaa sõja tegelikkust Ukrainas ning otsustanud vastu hakata. Sellist asja ei juhtu Putini Venemaal. Ja Kremli vastus kõigele sellele paljastab Vene presidendi sügavaimad hirmud, et tema enda rahvas kisub ta võimult. Aga enne kui me selle vastuse juurde läheme, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Me avaldame selliseid videoid iga päev, nii et vajutage telli, kui saate meie kanalilt uusi teadmisi. Venemaa vastus Luninile ja Lunini ähvardustele näib olevat tulnud etappide kaupa. Alguses näis Kreml Lunini videot eiravat. Üks Putini lemmik hääletorudest, Dmitri Peskov, kommenteeris videot 26. juunil öeldes: Meile öeldi, et selline avaldus on tehtud, kuid me pole veel jõudnud seda lugeda. Siiski väidab Peskov ka, et teated Lunini sõnadest tundusid talle üsna kummalised, kuid ametnikud peavad enne hinnangu andmist videoga tutvuma. Seega vaoshoitud reaktsioon Kremlilt, võib-olla sellepärast, et Putin ja tema kaaslased teadsid, kui palju tähelepanu video oli saanud, ning olid ettevaatlikud kohe tegutsema tormamise suhtes. Järgmine uuendus tuli Lunini endalt. Korraldati kohtumine, kuid mitte Putiniga isiklikult. Kohtumiskutset tuli hoopis Vitali Borodinilt, kes on Kremli-meelne aktivist ja rühmituse nimega Julgeoleku ja korruptsioonivastase võitluse föderaalprojektjuht. Kuigi see rühm ei ole ametlikult Kremliga seotud, on neil ajalugu avaliku elu tegelaste peale kaebuste esitamisel osana Putini niinimetatud katsetest korruptsiooni ohjeldada Venemaa ridades. Vitali Borodin võttis minuga ühendust. Nad kutsusid mind Moskvasse, et ma saaksin oma muredest rääkida, kõikidest probleemidest, mis olid kogunenud, väitis Lunin. Vahepeal tundus, et me võime saada paljastuse, mis viiks mässuni, kuid Kreml pani sellele kõigele punkti. 28. juunil teatas DDW, et Lunin oli langenud selle saatuse ohvriks, mida paljud oleksid arvanud kohe, kui ta viraalseks muutus. Ta oli väidetavalt arreteeritud 11 päevaks. Nagu suure osa selle loo puhul, on ka need raportid mõnevõrra segased ja vastuolulised. Lunini abikaasa Tatjana rääkis Me My Life Telegrami kanalile, et Lunin kavatses pärast Borodini kutse saamist autoga Moskvasse sõita. Need ettevalmistused algasid 26. juunil, kuid Luninil ei õnnestunud oma teekonnal kaugele jõuda. Öösel saabusid Voroneži oblastis asuvasse Lisinovka külla inimesed, kes väitsid end olevat politseinikud ja otsisid Lunimit. Näed leidsid ta üles, kui Tatjana hoolitses kodus nende laste eest.
Tatjana väidab, et on oma mehelt kuulnud ning ütleb, et ta on elus ja terve ning on palunud, et tema olukorra kohta ei avaldataks enam sotsiaalmeedias videoid ega infot. Nii et Lunin on vahijool. Lunin alustas omaenda Wagneri marssi üksinda ja oma autos, olles teel kohtuma mehega, kes väitis, et aitab Luninil kogu tema kogutud väärkohtlemise tõendusmaterjali avalikustada. Kas see oli lõks? Kas Kreml kasutas Borodini lubadusi kohtumiseks, et meelitada Luninit oma perekonnast eemale, et ta saaks arreteeritud? Või kas Kreml teadis, et lubades Borodinil anda Luninile platvormi ja potentsiaalselt paljastada väärkohtlemist, mida Lunin väitis, võis see olla katalüsaatoriks mässule, mille endine sõdur ütles Putinit ees ootavat, kui ta midagi ette ei võtta? Me ei pruugi seda kunagi teada saada. Ja huvitav saab olema näha, kas 11 päeva vangistust muutub millekski palju enamaks. Venemaal on palju kogemusi inimeste kaduma panemisel, kes satuvad Putini halvale poolele. On igati võimalik, et Lunin võib peagi avatud aknast välja kukkuda, nagu on juhtunud paljude teistega, kes on isegi vaid vihjanud, et Putinit võiks võimult eemaldada. Selles segases ja kaootilises loos on 2 asja kindlad. Esiteks on Putin saanud alanduse osaliseks, kui üks tema endistest sõduritest esitas üleskutse mässule, mida on näinud miljonid inimesed. Ja teiseks, isegi ilma tunnistusteta, mida Lunin üritas Moskvasse tuua, on olemas hulgaliselt tõendeid, mis paljastavad Vene armees teenimise õudused. Vene sõjaväes on väärkohtlemine laialt levinud ja seda pole vaja kaugelt otsida, isegi ilma nende tunnistusteta, mis Luninil enda sõnul on. Nagu märgib Raadio Vaba Euroopa, Raadio Vabadus, on varemgi olnud palju teateid Vene sõduritest, keda on karistatud sellega, et neid hoitakse kaevudes, keldrites ja muudes ajutistes kinnipidamiskohtades, kui nad keelduvad minemast enesetapjalikele rünnakutele rindel. Samuti on olnud teateid, mis toetavad Lunini väiteid selle kohta, et komandorid nõuavad sõduritelt altkäemaksu, et neid kõige ohtlikumatest rünnakutest kõrvale hoida. Mõned ajateenijad on väidetavalt maksnud oma komandöridele kuni peaaegu $13,000, et vältida lahingutegevust Ukrainas. Vene sõjaväe väljaõppekeskustes valitseb sadismikultuur, eriti kui selgub, et sõdur erineb normist. Üks endine sõdur nimega Artem Biko rääkis Raadio Vaba Euroopa raadiovabadusele, et ta määrati Venemaa 273. suurtükibrigaadi ja väljaõpe muutus tema jaoks põrguks, kui selgus, et ta on biseksuaalne. Mind kiusati jõhkralt. Nad panid mulle 5 kuulivesti selga. Oli väga raske kõndida. Ma oksendasin. Ma minestasin. Ma kukkusin kokku. Nad panid mulle gaasimaski pähe, sundisid mind jooksma, roomama ja nii edasi. See tundus mulle nagu põrgu. Aga see on alles algus, ütleb Pikov, lisades, et rutiinsed peksmised keppidega, sõdurite kätehaamriga peksmine või radiaatorite külge aheldamine olid kõik asjad, mida ta nägi. Teised ei ole oma kannatustest nii avameelsed, eelistades jääda anonüümseks, kui nad oma juhtumitest räägivad. Jaanuaris avaldatud artiklis teatas TVP World, et 1000 Kremlile saadetud ametlikud kaebused avaldati Venemaa valitsuse poolt kogemata internetis. Ning need kattusid suuresti sellega, mida Pikov väidab ja mida Lunin soovis Putinile näidata. Rohkem kui 6000 kaebusest koosnev pikk nimekiri, mis saadeti Venemaa inimõiguste volinikule ajavahemikus aprillist septembrini 2025, räägiti peredest, kes elavad hirmus rindel olevate sõdurite elu pärast ning sõduritest, keda karistatakse enesetapumissioonidest keeldumise eest. Meid saadetakse Ukraina territooriumile käes Vene lipud, muutes nad sihtmärkideks. Isegi ratastoolis inimesi saadeti rindele lihtsalt selleks, et kulutada rohkem Ukraina laskemoona. See konkreetne raport lisab loole huvitava nüanssi. Lunin väitis, et mäss on tulemas ja ta tahtis näidata Putinile väärkohtamise tõendeid, et Venemaa juht saaks enne selle algust midagi ette võtta. Kuid see jaanuarikuu raport näitab, et Kreml on saanud palju väärkohtlemise kohta aruandeid, tuhandeid vaid mõne kuu jooksul ja tõenäoliselt veel palju tuhandeid lisaks. Mida see meile näitab? Putin teab juba, et Vene sõjavägi on väärkohtlev. Teda lihtsalt ei huvita. Kõik sellised lood tunduvad olevat tavalised ühe sellise armee puhul, mis on oma sõdurite rindele saatmisel sama palju tuginenud jõhkrusele ja sadismile kui mingilegi kooskõlale Putini nägemusega Ukraina vallutamisest. Geopoliitika ja julgeolekuuuringute keskus ütles juba 2024 aasta märtsis, et Vene sõjaväekultuuri iseloomustab kõrge kannatuste ja vägivalla taluvus. Ning see on olnud iseloomulik juba ammu enne Ukraina sõja algust. Tundub, et idee on selles, et jõhkrate tegude toimepanemiseks peavad sõdurid ise selliste tegudega kokku puutuma. Neid endid tuleb väärkohelda. Näed peavad pealt vaatama, kuidas kaaslasi, kes keelduvad käskudest või teevad midagi, mis ei vasta ülemate korraldustele, karistatakse ja piinatakse. Lunin ei kavatsenud Putinile mingit paljastust esitada. Ta kavatses lihtsalt Venemaa juhile öelda, et tema armee töötab täpselt nii, nagu ette nähtud.
Kui mitte miski sellest, mida Lunin väitis end tahtvat Putinile näidata, ei ole Venemaa juhile uudis, siis miks see üldse oluline on? Sellele küsimusele on lihtne vastus. Lunini video tõi need kuritarvitused avalikkuse ette inimestele, kes pole neist Venemaal kunagi kuulnudki. Ja see näitab, et on sõdureid, kellel on sellest kõigest küllalt ning kes on valmis sõja lõpetama. Mäss võib tõepoolest olla tulemas, sest sõjaväsimus sunnib selliseid mehi nagu Lunin end ohtu seadma ja meeleheitlikke samme astuma. Ja kui Lunini väited, et teda mõjutasid Kaitseministeeriumi ja salateenistuse ametnikud vastavad tõele, siis võivad ka mõned Putini lähikondlased kogeda samasugust väsimust. Nad otsivad välja pääsu. Putini kukutamine võib olla ainus võimalus. Venemaa armee on kurnatud. Raadio Vaba Euroopa Raadio Vabadus teatab, et Venemaa eliidi seas käib üha rohkem avalikku arutelu selle üle, kas sõda lõpetada või mitte. Pinged kasvavad. Vladimir Putin peab isegi tegelema Venemaa riigiduuma liikmetega, kes ütlevad talle, et tulemas on revolutsioon, mis sarnaneb 1917 aasta omaga. See oli sõnum, mille Venemaa kommunistliku partei juht Gennadi Zyuganov aprillis Putinile edastas, hoiatades, et Putini sõja sõjaline ja majanduslik hind võib tähendada Putini lõppu. Venemaa juhi jaoks ei olnud Lunini sõnad lihtsalt äärele surutud nehe sonimine. Need olid kaja peenematest, kuid sama ohtlikest sõnadest, mis tulevad mõnelt Venemaa kõige mõjukamalt inimeselt. Rindejoonel teeb Venemaa Ukrainas endiselt väga vähe edusamme ning Venemaal lendab Putini territooriumile rohkem droone kui kunagi varem. Mõned neist jõuavad isegi Moskvani. Isegi Putin ise on olnud sunnitud tunnistama, et kütusepuudust tõjustavad Ukraina rünnakud Venemaa naftataristule. Nii et Lunin ei pruukinud ise korraldada Wagner 2.0 stiilis riigipööret. Aga ta on hoiatanud võimaliku mässu eest ja on selge, et suhtumine Putini ja tema sõja suhtes muutub Venemaal. Juba see, et endine sõdur avalikult oma rahulolematust väljendab ja miljonitele paljastab armees toimuva väärkohtlemise, on piisavalt halb. Kui sellele kõigele lisada veel eliidi seas valitsev lõhe ning tõendid, mida enam ei saa eitada, Venemaa läbikukkumised rindel ja Ukraina rünnakud Venemaa sees, siis on see Putini jaoks potentsiaalne katastroof. Midagi suurt võib peagi Putinit murda. Küsimus on nüüd selles, kas ta lahkub suure pauguga sõjalise mässu tõttu või vaikselt, kui need, kes tegutsevad kulisside taga, püüavad teda võimult kõrvaldada. Mõlemad tulemused sobiksid Ukrainale ja Putin annab kindlasti oma vaenlastele piisavalt kõit, et teda üles puua. Lisais sõjaväes valitsevale väsimusele ja vihale viib Putin oma riigi majanduslikku meeleheitesse. Putinil ja tema režiimil ei pruugi sellest kõigest enam tagasiteed olla ning miks see nii on, saad teada, kui vaatad meie videot. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et näha rohkem meie kajastusi Venemaa viimastest arengutest, mis viitavad sellele, et Putini päevad on loetud. Ja aitäh vaatamast!